Hei, täna puhastame Audi Recaro nahastist meid. Let's go! Naha puhastuseks on Johnil siis leather-setid. On olemas mild, mis on selline natukene pehmem versioon ja siis on strong, mis on kõige kangem ja mõeldud sellise tõsise määrdumise puhul kasutamiseks ja kui väga ammu ei ole puhastatud. Üldiselt tasub valida vastavalt mustusastmele, et äkki ei maksagi liiga kange ainega peale minna, kui mildist piisaks. Aga meie võtame täna ette siis Strongi, sest see on meil oksjoni auto ja seda ei ole üldse keegi puhastanud vist kunagi nahka, et nahk on päris must. Ja vaataks korraks üle ka, mis siin komplektis sees on. Hari, mis on selline ergonoomiline, hea kasutada. Nahale ta liiga ei tee, aga saab need poorid puhtaks sellega. Siis on meil puhastusaine, see Strong siis. Selle vahu laseme siia peale. Siis on peale puhastamist naha kate ja see jätab siis sellise kaitsva kihi, mis tõrjub mustust ja on katsudes ka selline natuke libedam. Mikrokiust asjad ka. On aplikaator siis leather coat'i jaoks ja on lapp, millega saab siis leather coat'i maha pühkida ja tegelikult ka selle aine jääke maha pühkida. Et ilusti valged asjad on antud meile, et kui väga must on, siis on seda lappi pealt ka näha. Yes. Aga siis tööle. Enne leather seti on tegelikult üks samm veel. Tolmuimeja! Jaa, tolmud tuleb ära võtta. Just. Aga tegelikult see auto on su daily praegu, sa oled siit juba tolmu võtnud, on ju? Ikka. Kes siis enda igapäeva autot ei puhasta. Et jah, see auto on tegelikult saanud nagu siukest, tõmbasime tolmukaga üle, et mingid liivaterasid ei ole. Eesmärk ongi liivaterade eemaldamine, sellise puru eemaldamine, mis võib tegelikult su nahka puhastusprotsessis vigastada. Ja siis saab selle leather seti karbikese kallale minna. Alguses siis paar sellist pumbatäitsi harja peale ja harjaga lihtsalt ringikujuliste liigutustega hakata seda toodet siis niimoodi ilusasti siia sisse hõõruma. Ta ei ole armastatud jah, et selles mõttes siin tuleb täitsa rahulikult aega võtta, et mida rahulikumalt teha, seda parem on see lõpptulemus, et see on nagu ära proovitud juba meie poolt. Plaan on siis teha lõpuni puhtaks, panna poolele istmele leather coat ka peale ja siis võrdleme neid siin. Nii ilus valge lapp sulle. Aitäh! Nii, aga nüüd harjasime siis selle toote siia sisse ära ja siis on jälle lapp mingiteks osadeks teha ja siis saab siit selle lapiga niimoodi selle toote siit ära hõõruda. Nüüd on siis lapp, see wipe off tehtud. Oi. Valgest lapist on saanud siuke hall või pruunias lapp vahepeal. Võib-olla vaheprotsessist ka siuke. Jah, et peale puhastamist, mis see vahe on? Võtaks korraks selle. Kas see on nüüd kuiv ka või? Täiesti kuiv tundub mulle. Veits tumedam tundub äkki. Siit on väga ägedasti näha nagu vahet, et ju siis see koht määrdub. Nüüd hakkame seda sealantit leather coat'i peale panema. Et samamoodi võtame sealt tootest karbikesest järgmised asjad välja sisuliselt ja nii see protsess käibki. Nii, leather coat on üles leitud, aplikaator ka. Ja, kõik on pakendis olemas. Siin on QR ja selle QR-iga saab samamoodi YouTube'ist ingliskeelset videot vaadata, kuidas seda toodet kasutada. Leather coat siis sisuliselt seda toodet ei ole mõtet üle tarbida või kasutada siin selle padja peal. Et seda läheb paar nii-öelda seda ja siis sa saad aru, kui ta juba katab selle naha ära. Ta annab sellele nahale uue hingamise nii-öelda elu sisse, et ta nahk on ikkagi selles mõttes selline materjal, mis tahab ka niiskust saada vahepeal ja kaitset, just päikse, kiired, kõik selline. Ja sisuliselt 2-3 tükki panin siia praegu peale. Me näeme, et seda toodet on siin nagu padja peal. Ta annab sellise ajutise läike, ühtlase sellise kihi, ilusasti see toode siia sisse töötada, ka vahedesse igale poole. Ja siis on nahk kaitstud. Pärast siis, kui toode on ära paigaldatud, võib puhta lapiga korraks üle tõmmata, et üleliigne toode eemaldada, et ühtlane kiht oleks. Võtan siit ühe puhta külje, käin korraks üle.
aga tunda on, kuidas kohe nahk on selline libe ja kaob see nii-öelda läigega ära, et ta on ikkagi selline matt. Nii, vaatame siis uuesti ilma teibita. Ja selline see jääb. See on siis enne ja see on siis ära tehtud, et hoopis teine tere. Nahk on sellise tooni tagasi saanud, aga samas on naturaalne, et ei ole selline üle pingutatud. Nüüd on siis vaja ülejäänud auto ka ära teha. Just. Et nüüd kordame seda sama, mis me siin 15 sentimeetril tegime kogu autos. Et tööd jagub, aga pärast tulemus on suurepärane. Ausalt öeldes seest ma ei saanudki aru niimoodi, aga kui ma nüüd välja tulin ja nägin seda poolt ja seda poolt, siis see on ikka meeletu vahe. Et tuleb ruttu kogu auto ära teha. Aga nüüd peaks ilusasti kooditud olema, puhastatud. See puhastamise tulemus on nagu ulme. Mul tuli see lugu meelde, kuidas selle leather code'i paned peale ära, siis auto iste on veits libe ja siis viskad selle telefoni kuskil kõrvalistmele nagu. Ja siis esimesel pidurdamisel sul see telefon paneb otse sinna kuskile hindalaeka nagu pihta. Et see on alguses see leather code on veidi selline libe. Et lihtsalt huvitav, aga see läheb päris kiiresti ära. Ma ei tea, mis sinu kogemus on taas, mis? Sama, jaa. Et ja need istmed, mida ei kasutata, et seal ta püsib kauem. Just. Aga eks ta see kaitseomandus teevad ikka alles ja riideid ei määri. Teeks rooli ka ja siis sõidaks korraks päikse kätte. Töö tehtud. Kaua läks? Ma ei tea, kas tundigi läks. Hästi korralikult tegime muidugi, et nende Recaro-de eest ikka hoolt kanda. Ja tegelikult see ka, et Audil nahka on igal pool ja ukse ja polstrid, sealt edasi roolid, käigukang ise. Rahulikult kui teha, siis tuleb hea tulemus. Nahk see palju parem, värskem jälle, ei olnud enam nii kuivanud ja nüüd on mõnus istuda jälle nagu uuem auto oleks. Püsib niimoodi värskem ka, et selles mõttes lihtsalt pikendad naha eluiga sisuliselt. On nii, jah. Vaatame veel üle ka korraks, aga sisuliselt on kõik. Järgmiste videodeni!